Hakkas tööle. Hakkas tööle. Okei, ma vaatan, see uue asjandusega ei tööta midagi, aga siis tuleb seadistada ja hakkab tööle. Podcast. See, et podcastamist juttu saada ja mitmekesi kutsutakse stuudiosse ja otsa, aga mina teen targema inimesega, et iseenda ka. On tegelikult, vaat enda arvamus on kõige tähtsam. Ja ma ei märksõnad ka. Ta ei pea vist nii lähedal hoidma, aga siis on kindlam, et siia midagi sisse jõuab. Nii. Mõtlesin, et vaimse tervise teema jälle, et ma unustasin need märksõnad, panin uuesti ja laiemalt. Ma arvan, et kui nii nagu füüsilised igasugused kõrva, kõhu, mandlid, kõik haigused on nagu suuresti kirjas, mida nähakse, teatakse, aga vaimu ja seda nagu üha rohkem sellest räägitakse, teadvustatakse, saadakse aru, et ei ole lihtsalt, et on paha tunne või nii. Et ongi nii, et kui sa ei saa nädal aega või paar nädalat voodis püsti ja midagi teha, siis ei olegi nagu mingi tegematus, vaid nagu vaimne haigus või raskus nagu depressioon. Mul omal ka ärevus, et kui ei ole üksi majas, siis ei nagu nii vabalt lennelda, aga nagu oma tuba ma luba. Et ja ma ise olen ka põdenud depressiooni, ma arvan, või tean, et isegi vist krooniliselt, eks see hakkab korduma, kindlasti on nagu kliima, lapsepõlv, mõtted, igasugused elukogemused, negatiivsed, positiivsed, teadmatus, raskus, kõike elus mõjutab. Aga mind on alati aidanud ka mingid perioodid neid eneseabiraamatuid lugeda. Ala mul oli siin see, ma ei tea, kas tuli midagi elujõud või see oli mingis Buda Muga kirjutatud raamatust ja poppis kunagi paarkümmend tagasi mitmekümnesse või 100, ma ei tea, keelde tõlgitud. Siis on need Marsilt, Veenuselt ja Atomic Habits, see on, räägib, et kogu aeg arendad teed ja siis jõuad edasi. Ning et ära anna alla, vaid eesmärk on kogu aeg edasi jõuda, mitte lõpp, vaid see protsess nagu. Aga mis mul siin on? Ma tean, et on need teadlik mõtlemine, mindfulness ja nagu need hingamisharjutused ja kristallid ja tsakraid ja mul on neid Humble Bundles, neid raamatuid kunagi 40 tükki retseptidega loetud ja vaimsele tervisele nagu võib-olla aitab ka see, ma olen isegi proovinud mediteerida, aga on see ära ununenud. Siis ma ei tea, et kuhu poole vaadata ja kuhu see hõmm teha. Aga ei, kui ma teen oma harjutusi lihtsalt, siis on ka okei. Lisaks ka seda, mis see üks märksõna oli. Ma olen, et see nüüd seibib siia, sest et see Windows 11 pani kooma, pange USB seadmeid ei loe veel, aga ma panin ümber. Tea, kas see makaroni mingi salati või jahimehe mingi asjagi mul kurgus kinni või
õues käisin või selline tõbisus, pesin pead talveaeg. Kõhklused, jaa, ma seda ka, et teadlik, jah, mindfulness, no see on selline hea jooga ja värk, et rahulik, aga ma loen nii kiiresti, ma ei mäleta, mida mingis kes kõike loen, aga ma nagu saan aru, kui ei saa aru, et ma paanika, et need otsa saaksid, ega lihtsalt aeg iseendale. Ma olen ka kunagi mingil ajal terve Q2 neid mandaalasid värvinud, lilled omasid ja mul on igast mustrit omad ja need on ka tegemata, ühe numbri omad ka, see on kaup 24-st. Ma ei tea, kas Inglismaa, Ameerika või mingi Läti või Baltimaade väljastus või, aga numbrid joonised on, ei vaja midagi tõlget. Siis on ka see, et et alati ei aitagi depressiooni puhul niisama nagu sest välja tulla, on abi, psühhoteraapia, ravimid ja teatud aeg läheb, et seda on mul ka elus olnud ja vist aidanud. Ma sellist vahest ma pean imekuks, kui räägitakse sellistest asjadest jääri-vääri nagu mingi suur asi, vähepi asi, esitatakse tavaline, et vist miljonid või sadu inimesi kõik teevad seda nagu läbi põdevad, võib-olla sellest teadvustatud või nime ei olnud vanasti, aga nüüd nagu on rohkem. Tihti on ka see, et see, kes seda ei ole läbi elanud, see ei saa sellest aru. Mis on, et ärkad, tõused ja teed vahel ei saa ma mõtetega, ei saagi nagu hakkama, aga mingi aeg siis jälle saad ja toimetad. Ma selle muserduse rohu vastu ma ei usu, et sõltuvust on, aga võib-olla kui sa ei taha emotsioone, tunne ja valuvaigisted, siis mul võib-olla läheb aastas palju valuvaigisteid ja mul on väga tugevad valud, aga vahel üritan ka teega ja sellest eemal hoida. Nojah, ma tean, et kui sa mõtled ja jood teed ja valudest eemale, nagu saaks võita, kui sul on sellised valud, et kui minestad või siis suuda elada, siis võtab parem selle rohu. Oled parem selle nagu abistuse all kui teistpidi eest, et ei suuda ennast nii palju nagu ühtepidi meelestada, et ebamugavused, tugevad valud, võtab nagu pildi tasku või. Aga ei, tegelikult ja nüüd aastakümneid hakatakse rohkem sellistest asjadest rääkima, mis pole ainult füüsiline valu, kui muu valu. Eks kõik meid elus mõjutab, sellest saab rääkida, saab lahti, saab neid igasugust raamatuid lugeda ja abi ja ütles, et ühtegi tõde ei ole, aga mingi heaolu tunde annab ikka. Ma just vaatasin, et sügiseti ja talviti on need perioodid, kus ilm on kole ja siis läheb kõik nagu rappa, oled sellises kliimavööndis ka, aga kui loed ja mingi tähtaeg on ees ja paanitsed ja siis juba vaatad, paar raamatut on paari nädala sees läbi, siis on jälle kergem. Hästi palju tarkust asju juurde omandada. Mingi aeg eladki ja mäletad seda järgmine hetk ei mäleta, lihtsalt aeg endale ei ole kõik nii hullu. Ma tean, et podcastid on nagu selles Google äpi, see Xiaomi's on ka, on ju. See Konani ja Eesti ja ma ei ole vaadanud ega ei tea eriti, aga ma ei tea, mina olen pannud selle lihtsalt selle YouTube'i kanalisse, muid ma ei oska nagu uurida või otsida või teha või ma tean, et see SoundCloud ja muud Spotify'd on vist muusika jagamise ja vist loojate loodud, aga mingi tšeki biiti me nagu ei tea. Ja teise tasulise asju ma ei kasuta. No jaa, see YouTube konverter, mul on mingi 10-5 aasta tagust laulud, aga
muidu ma ei teagi, midagi sirvid või avastad paar aastat hiljem mingi trapilahulud Eesti naljakad, moodsad, mis olid juba ammu, siis on põnev kuulata, samas ei ole ka. Ja kõigest saab võitu, igaüks leiab oma mediteerimise rohud või teraapia või asjad ja üks päev on ikka parem kui teine. Ja mida rohkem tegevusi, seda põnevam on, mis meeldib. Siis ei jõua kõik asju muid mõelda. Aga ma nüüd mõtlen teise teema järgi ja siis mul on ka mõte mõelda neid blondi nalju analoogseid. Siis ma kunagi mõtlesin veel juurde seda nii-öelda situatsiooni, komöödiat või mida ei suuda mõni läbi mõelda. Korra tuli hästi kergelt need ja oli popid mul, aga nüüd ma pean natuke mingeid kergeid absurdseid asju, mida ma ise ei oska pähe luua, teha nende asjade kulul nalja. Okei, ma vaatan selle üle, siis kunagi töötan ja kunagi panen üles.